Hommikust kogudus ka minu poolt. Tore teid näha, et te randa ei läinud. Kirikusse tulite. Äge. Natukene kumiseb. Võiks sitt võtta selle kumina maha, ma oleks tänulik. Halleluja, Jeesus on hea. Jumal on hea. Alustuseks Luuka 7, pikem peatükk nagu ikka. 23, 36, jah, kuni ma loen. Jah, kas Kaja ka tuli kaasa? Ei tulnud. Heli tuli kaasa. Nii, aga olgu, avame oma piiblit ja vaatame, mis Jumala sõna räägib. Aga üks fariseeridest palus teda enda poole sööma ja Jeesus läks fariseeri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine ja kui see sai teada, et Jeesus istub fariseeride maja lauas, tõi ta alabastari mürdiõliga. Ta astus tema taha ja ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega. Ja suudles tema jalgu ja võidis need mürdiõliga. Ja kui fariseer, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi. Küll ta oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab. Et ta on patune. Jeesus aga ütles talle, Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Tema lausus, räägi õpetaja. Ühel rahalaenajal oli 2 võlglast. Üks oli võlgu 500 teenerit, teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlemad võlad. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas. Ma arvan, et see, kellel ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa otsustasid õieti. Ja pöördudes naise poole lauses ta Siimonele. Kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud mulle jalgade jaoks vett. Aga tema on aga pisaratega mu jalgu kasnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sellest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud mu jalgu suudlemas. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga oli võidnud mu jalgu mürdiõliga. Sellepärast ma ütlen sulle, et temal on palju patta andeks andnud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse pisut, see armastab pisut. Aga naisele ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Ja siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseenesest mõtlema. Kes on tema, kes ta patta andeks andab? Aga tema ütles naisele, sinu usk on sind päästnud, mine rahuga. Aamen. Teate, me elame suures linnas. Keegi arvas vist 500 000 siin elanikke on. Ja siin on, meie kõrval on meie peaväljak, meie pearistmik. Küll see voorib palju inimesi. Üldiselt meie, kes me oleme tallinlased, siia eriti palju ei satu. Tõstke käed, kes on võib-olla satub siia rohkem kui 1 kord nädalas siia piirkonda. Teid on vähe. Ma ütleks võib-olla niimoodi 15-20%. Kui keegi küsib minu käest, kuule, millal sa viimati vanade linnas käisid, siis ma ütlen, turistid käivad, et ma sinna ei satu. Aga sellises kohas on igasugust rahvast. Igasugust rahvast käib ja mõni jookseb bussi peale, mõni sõidab autoga mööda, mõni on turist, vaatab, kui ilust linn meil on ja inimesed ikka kohtuvad ja vaatavad, istuvad bussipeatuses, vaatavad teisi inimesi ja vahest pilgud kohtuvad ja juhtub igast asja.
Ja ma mõtlesin selle peale korraks, et ma mõtlesin selle fariseeri peale, kelle nimi oli Siimon, et kus tema teadis, et see naine on patune. Me teame piiblist, et see oli Maarja. See oli sama Maarja, kes on ka Laazaruse õde. Aga tundub, et tal oli nagu selline halb kuulsus. Et vaatamata sellele, mida Jeesus on kõike teinud, tundub, et kogu linn teadis, kes ta on. Ja ma kujutan ette, kuidas Maarja seisab siin peaväljakul, ajab oma asja ja siis vaatavad, lähevad inimesed mööda ja läheb mingi eriti kõva usklik ja vaatab selle naise silma ja siis mõtleb, et see on põlastusväärne. Kuidas nii saab olla? Ja siis läheb tavaline inimene, vaatab korraks, et kus mida saab ja kohtub selle naisega ja siis mõtleb, mul vist praegu ei ole aega, ma lähen edasi. Ja siis läheb Jeesus ja nende pilgud kohtuvad. Mõni nädal tagasi ma tegin tööd ühes poes, ma läksin seal tööristadega välja ühes poest ja ma nägin ühte naiste rahvast, kelle silmapilk oli kutsuv. Aga mul oli nii palju tegemist, et mul ei olnud aega sellega tegeleda. Et istusin autos ja mõtlesin, huvitav, mis see silmapilk nagu tähendas, et tundus, et ta nagu otsis kontakti või sellist nagu, ja teate, me oleme kõik elanud sellist nagu vist kindlasti, ma pole ainuke, kes me kohtume kellegiga, sa vaatad kellegi otsa ja sa tunnetad midagi, et oota, mis seal nüüd juhtus, et mis see silmapilk võiks tähendada ja mina enda jaoks mõtlesin küll, et tänu issandal, ma olen abielumees. Mul vastus on olemas. Ma ei pea sellega tegelema, ma võin rahulikult istuda oma autosse ja minna edasi. Et ma ei pea otsima sõpra või veel kuskil. Aga see naiste rahvas seisis seal, ma räägin nüüd sellest, kes piiblis on kirjas. Ma räägin sellest naiste rahvast, kes on piiblis kirjas, et ta seisis seal suure väljaku peal ja inimesed jooksid, koerad jooksid, kaamelid läksid ja ta korraga märkab Jeesus, kes läheb mööda ja seal on kindlasti suur kamp, jüngrid jooksevad järgi ja need pilgud kohtuvad ja ta saab aru, et oota, see mees ei vaata mind nii, nagu teised mehed vaatavad mind. Ja miski murdub tema südames, miski murdub tema peas ja siis tekib üks plaan. Tekib üks plaan. Ja teate, me elame sellises maailmas, kus ühiskond ja teised inimesed sundivad meid käituda. Midagi juhtub, keegi tuleb ja midagi teeb, sõidab autoga, lõikab ja siis sa mõtled, ma küll talle annaks või keegi midagi ütleb ja need asjad nagu meid nagu mõjutavad. Igasugused pildid, igasugused nukukesed, igasugust võib-olla keegi kuidagi vaatas ja siis me peame nagu otsustama, mis me sellega teeme ja ma mõtlen, et me oleme nii sõltuvad sellest, mida teised inimesed teevad. Ja eriti siis, kui me käime ühes kogukonnas, kui me käime koguduses, kui me käime kodugrupis, kui me käime inimestega läbi, siis kus sa siis veel haiget saad, kui mitte siis, kui sa inimestega läbi käid? Eks ju? Ja siis meid kurvastatakse. Me tunneme kurbust. Ja Paulus räägib teise Korintlaste kirjas ühes olukorras, kus ta ütles, et ma kirjutasin teile ja ma kurvastasin teid. Ja ta ütles, aga tegelikult ma nagu rõõmustan ka, et ma teid kurvastasin. Sest see kurbus, millega te kurvastasite, oli nagu meeleparanduseks. See kurbus, mis teid tabas,
tabas teid selleks, et te parandaksite meelt. Ja ta räägib mitmes kohas sellest, et see on nüüd Pauluse korintlaste 2. peatükk, kus ta ütleb, et teate, kui te kedagi kurvastate, siis ikkagi armastage teda edasi. Armastage teda edasi, sest see kurbus, kui see ei ole, kui kurvastus on ilma armastuseta, siis tegelikult see teeb meele kurvaks, nukraks. Ja see nagu sind nagu matab maha ja sa kogu aeg nagu mõtled ja voorid ja see kurbus nagu sööb sind ära. Ja paraku, kuna meie oleme nagu vaimulikud inimesed, siis tegelikult meie jaoks Jumal ütles, et on olemas 2 sorti kurvastust. Üks kurvastus on maine kurvastus ja teine kurvastus on vaimulik kurvastus. Ja me loeme sellest sama Pauluse kirjast 2. korintlastele 7. peatükis. Ma loen selle ette teile. Sest kuigi ma teid kirjaga kurvastasin, ei kahetse ma seda. Jah, ma ei kahetse. Ma näen, et see kiri teid ikkagi mõneks ajaks kurvastanud, siis nüüdki ma rõõmustan. Ma ei rõõmusta, et ma teid kurvastasin, vaid et te kurvastusite meeleparanduseks. Te olete Jumalale meelepäraselt kurvastanud, nii et meile ei ole teile midagi kahju teinud. Aga Jumala meelepärane kurvastus toob meeleparanduse, päästeks, mida ei kahetseta. Aga maailma kurvastus toob aga surma. Sest vaadake, millise innukuse on teist tekkinud just see, et te Jumalale meelepäraselt kurvastasite. Millise kaitsekõne, millise meelepaha, millise kartuse, millise igatsuse, millise innu, millise kartuse. Te olete ju end kõigiti näidanud puhtana sellest asjast. Niisiis, kui ma teile kirjutan, ei sündinud see sellepärast, et kes tegi ülekohut, ega sellepärast, kellel tehti ülekohut, vaid selleks, et teie keskel saaks avalikuks teie hool meie heaks Jumala ees. Et Paulus toob siin välja nagu 2 kurvastust ja meil on võib-olla kergem nagu mõista, et kui me võtaksime ikkagi nagu Jumala sõna eeskujuks, et mis asi on siis maine kurvastus, mis asi on siis vaimulik kurvastus. Ja selleks, et tooks sellise paralleeli, ma läheks Vana Testamenti sellise loo juurde, mida me saame lugeda Teise Saamueli raamatus, kus räägitakse Aamoni ja Taamari lugu. Ma ei tea, teate seda või ei tea, aga oli seal selline lugu, ma ei hakka lugema, see on pikem lugu, ma jutustan oma sõnadega. Oli kuningapoeg Aamon, kes väga hakkas armastama oma siis poolõde Taamarit. Ja teate, see armastus oli nii suur, et Aamon ei saanud süüa. Piibel räägib sellest, et ta lausa oli haige, kokku kuivamas, sellepärast, et ta kurvastas, et ta ütles, et ma nii armastan selle tüdrukut, aga ma kuidagi ei pääse talle ligi, see on kuidagi võimatu teda nagu kätte saada, aga ma nii armastan teda, ma nii tahan teda. Ja teate, selline kurvastus sööbki ära sind, sa nagu ei suudagi nagu mõelda, sa ei suuda süüagi normaalselt, kogu aeg mõtted käivad, mis teha. Aga Aamonil oli sõber, kelle kohta öeldi, et ta on väga tark mees. Ta ütles, kuule, aga mis sa siin ikka jändad? Meelitame ta kavalusega sinu tuppa ja ongi asi klaar. Ja neil sündis plaan. Ma räägin nüüd teist korda plaanist. Neil sündis plaan. Ütleme kuninga Taavetile, tee ennast haigeks ja ütleme kuninga Taavetile, lassu tütar, minu õde Taamar tuleb ja teenib mind ja teeb kakukesi mulle minu ees. Ja nii juhtuski. Aamon tegi ennast haigeks. No ta oli niigi haige. Ei söönud, ei joonud, mis seal järgi jäänud on. Palav ilm ka ja
ja viskas pikali, pani teki üles ja siis, kui kuningas küsis, et kuule, mis sul viga on, noormees? Ta ütles, et haige olen, hing on haige, ihu on haige, kõik on haige. Ja siis kuningas mõtleb, noh, mis me nüüd teeme nüüd? Ole hea, kutsu mu õde, su tütar Taamar Assa teenib mind. Ja kuningas andis selle käsu Taamerile, kuule, mine hea, su vend on, mine teeninda oma venda, hoolitseda tema eest. Ja siis tuli Taamar ja hakkas küpsetama seal kakukesi, tegi saia ja keetis võib-olla kohvi ka. Aga järsku noor mees tuli jõud tagasi, viskas teki ära, haaras Taamarist kinni ja hakkas teda suudlema, hakkas teda voodisse tassima ja siis Taamar ütles, oot, mida sa teed? Mida sa teed? Niimoodi ei tehta ju meie maal, niimoodi ei tehta meie peres, aga poiss ei kuulanud. Poiss ei kuulanud tüdrukut, ta ütles, et kuule, ära tee niimoodi, pattu teed. Mine parem kuninga juurde ja küsi ilusti, küll ta ei keela mind sinule. No, meie mõistes täitsa mõistlik pakkumine, eks ju. Pole selles mõttes, et ega tegelikult tüdruk oli ju nõus, et ütleme, aga teeme asju õieti. Aga see kurbus on seda poissi nii ära söönud, et pea enam ei töödanud. Ma olen kogu aeg öelnud, et noortel meestel tavaliselt verd jätkub ainult ühe pea jaoks. Ja siis ta viis ikka selle tüdruku voodisse ja vägistas ta. Tüdruk ütles, no olgu, kui on siis nii, siis ole hea, võta siis mind nüüd oma naiseks. Aga poiss ütles, ei. Ja Piibel ütleb, et ta hakkas vihkama seda tüdrukut. Ja see vihkamine oli suurem kui armastus. Ja tüdruk ütles, et ma ei lähe kuskile nüüd siit, et ma jään nüüd siia, ma olen nüüd sinu naine, sa oled mind võtnud, nüüd ma kuulun sulle ja noor mees ütles, ei, ma põlgan sind, mine minema. Tüdruk ütles, ma ei lähe. Ja kujutad ette, noormees kutsus oma sulase, ütles, visake see neid välja minu toast. Pangu uksed kinni ja tuli sulane, võttis ta ja viskas välja. Ja siis see tüdruk läks ja käristas oma riided, olid hästi kirjud riided, nagu kuninga tütartel. 1, 2, 3. Kirjud riided. Ta käristas oma kirjud riided ära. Ja karjus ja nutis ja kitas ja raputas endale tuhka pea peale ja läks mööda tänavate oma sinna kuningalossi juurde ja kisas. Ja see on nüüd see kurvastus, milles Paulus ütleb, et maine kurvastus toob sind surmale. Maine kurvastus viib sind surmale, sest sa mõtled enda peale, mina tahan, mul on vaja, mina olen kõige tähtsam, ma tahan saavutada oma tahtmise, ongi kõik, maksku, mis maksab. Ja see toob patu ja see toob surma varem või hiljem, sest sa mõtled enda peale. Sa mõtled enda peale. Mina, mulle. Ja nüüd, kui me räägime vaimulikust kurvastuses, siis tegelikult kõige suurem eeskuju Piiblist on Jeesus, kes kurvastas selle maailma peale ja inimeste peale, et kuidas te saate niimoodi elada? Kui ta läks sinna mäe peale, enne seda, kui ta risti löödi, ta nutis ja igistas verd välja, sest ta hing oli katki. Mitte sellepärast, et mulle, vaid sellepärast, et need on sinu lapsed, taevane isa. Need on sinu lapsed, taevane isa. Ja see vaimne kurvastus toob meeleparanduse. Kui meie pöörame ennast Jumala poole ja mõtleme. Ja nüüd see sama olukord, see suur turuväljak. Kus seisab üks naiste rahvas. Ta kohtab Jeesusega, need pilgud kohtuvad, ta läheb üle ja tal tekib plaan. Mul on võimalus.
mul on võimalus, sest selles mehes on midagi, mida ma vajan. Ja teate, see plaan ei olnud kõige odavate seas. See Juuda suutis arvestada välja, et see mürdiõli maksis 300 teenerit. Ja kui tol ajal 300 teenerit oli umbes 3 aasta palk. Et see õli ei olnud üldse odavate seast. Kui sa töötaks 3 aastat ja kogu raha paneks selle alla, siis saaks selle pudeli. Tooge mulle teine mikrofon, palun. Kui sa paneks 50% kõrvale, siis saaks 6 aastaga sihukese purikese endale oma palgast. Te võite ise arutada. Ja nüüd selle naiste rahval tekkis plaan, et ta järgib Jeesust. See naiste rahval tekkis plaan, et ma järgin Jeesust. Ma vaatan, kus ma saan oma plaani teha. Ja täis järgi. Ja ma kohe silmades nagu ette kujutan seda, et nende inimeste efekti, kui Jeesus läks sinna fariseri tuppa, mehed lamavad, kõik hakkavad sööma ja korraga see naiste rahvas astub tuppa ja seal tekib selline Aitäh. Tekib vaikus. Nii, kes tuletab mulle meelde, kes kuulas, mis ma räägin? Tekkis vaikus. Tekkis vaikus, sest kõik teadsid, kes naine on. Jeesus teadis ka, kes see naine on. Ja ta tuli tagant ja hakkas nutma. Ja see kurbus, mis oli selle naise südames, selle naise silmades, see kurbus pääste järgi, see kurbus meeleparanduse järgi, see kurbus, mis väärtas pisarate Jeesuse proovime selle ka ära. Ja see kurbus, mis tõi pisarad välja, millega ta hakkas Jeesuse jalgu pesema. Ja ta hakkas kujutama neid oma juustega. Ja see oli päris pingeline olukord, ma kujutan ette, et keegi midagi ei rääkinud, kõik ainult mõtlesid. Kirjas on, et Siimon mõtles, et kui Jeesus oleks prohvet, küll ta siis teaks, missugune see naine on. Me olime kodugrupis kolmapäeval ja natukene puudutasime ka seda teemat ja ma tõstatasin küsimuse, et miks see naiste rahvas ei olnud kividega surnuks visatud. Kui tol ajal oli kombeks neid inimesi, kes patustavad väga kõvasti, et miks see naiste rahvas ei olnud nagu kividega surnuks visatud. Ja tuli päris palju variante ka, ma nüüd ei mäletagi kõike, mis variante me arutasime, et mis see võis juhtuda, et ta nagu veel elas. Ja teate, on see mõista nagu me proovime uue, ole hea, Joel, minu peamikrofon, selle ka jäänti uuesti. Ma väga vabandan viperduste pärast, tundub, et nad jätkuvad. Aga Jeesus elab siiamaani ja me läheme jutlusega edasi. Igal juhul,
on selline, ma hakkan rääkima viies või kuues, et see juba ei ole naljakas, eks ju. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kallis Taavan, Isu, me ülistame sind ja täname sind selle eest, et sina oled vägev Jumal ja su sõna on elav sõna. Ma tänan sind, et see on nagu terav mõõk, mis raiub läbi kõigest, mis annab meie ilmutuse ja ma ütlen sulle, tagane saatan. Selle tehnika jäta rahuliku, et ma tänan sind sellest, et sinu sõna ei jää viljata, et ta ei tule tühjalt tagasi, vaid sina, Jeesus, isa annad oma sõna. Jumal, ma väga tänan sind selle eest, et sa oled vägev Jumal ja ma väga tänan sind ka tehnika eest, et me võime võimendada ennast. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. On olemas selline mõiste nagu väljaspoolt seadust, outlaw. See tähendab seda, et see on selline ühiskonna kiht, kellele seadus ei käi. Ja see naisterahvas oli sellest kihist. Ta oli küll juudi soost, me teame, et tema õde Marta oli toimekas ja siis, kui Laazaretus suri, Laazarus eesti keeles, jah, vabandust. Laazarus suri, siis juudid ka nutsid ja leinasid. Siis ma hommikul arutasin Monika, kuidas see võimalik on siis, ja siis ma mõtlesin, aga igas peres vist on üks lammas, must lammas või valge lammas. Igal juhul, mis me teame? Me teame seda, et ta kasutas seda võimaluse, et väljendada oma kurbust. Ja ta sai aru, et ei ole muud võimalust, kui tulla Jeesuse juurde. Siis tahame meie või me ei taha, aga kristliku kiriku keskpunkt on Jeesus Kristus. Ta andis kõik, see naisterahvas, mis ta võis anda. Ta tõi oma selle hinnalise mürdiõli, et võida ja Jeesus ütleb, et ta võidis mind surmaks. Ta võidis juba ette teades, et Jeesus sureb. Kas ta oli ilmutus sellest, et ta sureb või see oli, me loeme 3 asja, mis seal juhtus. Seal juhtus seda, et ta tõi õli ja võidis Jeesuse surmaks. Me näeme seda, et Jeesus andis talle patud andeks. Ja me näeme seda, et Jeesus andis talle patud andeks selle tõttu, et see naine uskus. Nüüd mu küsimus on teile, mida see naine uskus? No jaa, me kõik usume Jeesust. Me tulime siia, sest me usume Jeesus, me teame, et Jeesus Kristus suri meie risti puul meie pattude eest, aga tol ajal risti surma veel ei olnud. Kas ta oli nii haritud, et ta teadis Vanat Testamentit, et tuleb Messia, ta uskus, et see on Messia, et ta tuleb, et ta tuleb ja päästab ja mida ta uskus? Või ta ilmutuse täiesti püha vaimu, et tule mine võia teda Jeesust surmaks ja ta võidis nii pead kui ka jalgu. Ta andis oma au, see, mis tal järgi oli, sest naiste juuksed on naise au. Ta andis oma suu selleks, et väljendada armastust. Ta andis kõik, mis tal oli ja ta pidi kannatama kõik need pilgud, kõik need inimesed, ma ei tea, oli seal 10, 15, 50 või 100 inimest selles ruumis, kus nad sõid. Ma lihtsalt kujutan ette need mastaabid, kuidas tol ajal nagu asju tehti. Just täna hommikul lugesime Monikaga Jumala sõna ja mastaabidest rääkida, et Maaobi kuningas tõi lõivu Juuda kuningale ja see oli 100 000 lammast. Saalomon tõi ohvri kuningale, ohvri Jumala, siis kui kuningaks sai. Esimest korda ta tõi 1000 lammast ja teine kord 10 000 lammast.
Need mastaabid olid hoopiski teine ja nüüd võtta ennast kokku ja minna nende meeste sekka. Ja ma kujutan, et ta oli täpselt samasugune, et ma tahan saada oma tahtmist, mind ei huvita, mida teised arvavad, ma tahan saada Jeesuse ligi. Ja teate, mida ta uskus või? Ta uskus seda, et ta ei hülga mind. Ta ei hülga mind. Ta ei ütle mulle, mine ära. Ta uskus seda, et ta ei saada mind ära. Sest meie, kui me patu teeme, siis see sama kurbus sööb meid nii ära, et me mõtleme, me ei vääri. Jah, me ei väärigi. Me ei vääri seda, et me tuleme Jeesuse ligi. Me ei vääri seda, et me tuleme Jumala ligi. Aga Jeesus Kristus läbi oma ohvri tegi meile selle ligipääsu. Ja praegu on ainult 2 isikut, kes süüdistavad sind. On sinu enda ego ja saatan, kes ütleb, et sa ei vääri. Mõned tulevad siia kirikusse ja tambivad ennast ja süüdistavad ennast. Ja ma ei saanud hakkama, kuidas ma sain seda teha, kuidas ma kukkusin sellest läbi juba mitmendat korda, jälle saatun sama ämbrisse, astun sama ämbrisse, aga Jeesus ei hülga sind. Ta ei jäta sind, sest tema on lepingute Jumal. Kui tema ütles, ma teen sinuga lepingu, et mina võtan sind oma lapseks, see tähendab, see leping kehtib sellest vaatamata. Ja mida sa külvad, teda sa lõikad, nagu täna oli juba mainitud. Kui sa lõikad maisesse loomusesse, sa lõikad sellesse. Ja sa saad tunda oma patu taigajärje, me ei ole sellest pääsenud. Aga me pääseme seda, et meil on ligipääs taevatrooni ette, et paluda andeks. Ja kui sa oled ükskord juba palunud andeks, siis ära anna ennast lollitada saatanal, kes ütleb, et sul ei ole andeks antud. Meil on, praegu on väga palju õpetusi käivad ja Piibel hoiatab sellest ka, kus räägitakse sellest, et kui üks kord päästetud, igavesti päästetud. Ma ei räägi sellest. Kui sa hülgad Jeesuse ja elad patus, siis paraku sa ei pääse taevasse. Me ei ole igavesti pääsetud. Paulus räägib väga konkreetselt sellest, et jookske oma võidujooksu lõpuni. Alles seal me saame teada, mis ja kuidas. Aga kas sul on muud lootust kui Jeesus Kristus? Mul ei ole. Ja Piibel räägib veel sellest, et Jeesus ütles, et Matteuse evangeeliumi 26. peatükk, kus räägitakse samast loost. Jeesus ütles, et jätke ta rahule, sest inimesed hakkasid arutama. Kuule, see on nii palju pappid, et nüüd pannakse Jeesuse peale, et seda võiks ju anda vaesetele ja Jeesus ütles, jätke ta rahule. Vaesed on alati teie juures. Täna oli juttu miljonist eurost siin, et kui kellelgi annab, kui kelle ei anna. Vaesed on alati juures, ära muretse. Kui sa ei tea, mis miljoniga teha, tule siia ja küll me ära lahendame selle mure. Vaesed on alati teie juures. Ta tegi mulle hea teo, ütles Jeesus. Ta tegi mulle hea teo. Ja igal pool, kui räägitakse evangeeliumi, räägitakse ka sellest naisest. Ja mul võttis tükk aega, ma arvan ikkagi 10 aastat aru saada, mis erilist seal oli selles naises. Mis erilist oli, et ta süda oli kurvus täis meeleparanduseks, kus ta ütles samamoodi nagu ka see kuninga poeg, maksku, mis maksab, aga ma teen õiget asja, ma lähen Jeesuse juurde ja valan talle oma pisaraid. Valan talle oma pisaraid. Ja teate, täna ka on päästepäev. Täna ka on võimalik valada oma pisaraid Jeesusele ette ja öelda, et maksku, mis ta maksab, aga ma tahan muuta oma meelt. Muuta oma meelt. Parandada oma meelt. Ja Uus Testament on kirjas kreeka keeles. Ja kreeka keeles parandad meelt tähendab metanoia, mis tegelikult räägib sellest nagu meele muutmisest. Et ma muudan meelt, ma mõtlesin ühtemoodi, et nüüd ma mõtlen teistmoodi. Ja tead, kui sa tuled Jumala juurde ja sa ei muuda oma käitumist, siis tegelikult midagi ei muutu. Vana testament on kirjutatud heebrea keeles. Ja seal see sõna parandada meelt tähendab hoopiski midagi muud.
see on sõna tešua, mis tähendab tagasi pöörduma. See lähtub tegusõnast šaf, mis tagasi pöörduma või tulema tagasi. Et heebrea keeles meeleparandus tähendab seda, et sa pöörad ennast ringi, et lähed sinna ja pöörad ja lähed tagasi Jumala juurde. Ma ütlen meelega tagasi Jumala juurde, sest me oleme kõik tulnud Jumala juures. Ja päriselt selles meeleparandus saabki aru ainult siis, kui sa paned need kaks sõna kokku. Muudad oma meelt ja sa muudad oma käitumist. Mõned kuud tagasi siia saali tuli üks noor mees ja esimest korda ja siin oli altari palve ja kutsuti altarile paranda meelt ja võtta Jeesus vastu ja ta võttis rõõmuga vastu. Ja siis, kui me palvetasime temast, ta silm läks särama. Ta läks nii rõõmsaks, enne tuli see kurb, aga siis see silm läks särama. Ja siis võtsime temaga ühendust, kuidas sul läheb, tule seal kodugruppi, tule avastas seda, nii paar korda käis ja pärast ütleb, et tead, ma sain oma vastused kätte, aga tegelikult ma tunnen, et see asi ei ole mulle. See asi ei ole mulle. Jumal maksis kõige kallima oma poja elu selleks, et sina saaks oma vastused kätte, patused puhtaks ja sa saad nüüd vastused kätte, saad patud andeks ja siis ütled, thanks. See asi ei ole mulle. Ja käitume pole muutunud. Meil on lootus, et Jumal ei tagane sellest. Võtab aega, nagu mul võttis mõned aastad. Ma tegin päästepalve pärast, et mõni aasta ikka võttis aega enne, kui ma mõtlesin, et ma ikkagi ei saa niimoodi elada. Aga meil oli teine inimene, kes tuli siia kogudusse, kes ütles, et ta sai ilmutuse kodus ja ta sai ilmutuse, ma olen nii patune, ma olen nii räpane, ma olen vastik iseendale, ma ei saa enam niimoodi. Ja siis ta tuli siia kogudusse, ta tuli Jeesuse juurde ja sai patud andeks ja käib nüüd koos Jeesusega. Ja ta elu on muutunud, ta mõtteviis muutunud, ta olemus on muutunud, ta väljanägemine on muutunud. Meil on siin üks, ma mäletan Maarjo, meie vend, Maarjo, sorry, ma toon sind nüüd eeskujuks. Kui ta tuli siia, ta oli täis rõngaid. Ta raudu oli rohkem kui teda ise. Me ei öelnud talle, sa pead rõngad maha võtma, see ei ole meie teha. Meie teha on öelda sulle, et armasta Jeesust. Võttis aega, 2-3 aastat, üks rõngas kadus ja teine rõngas kadus ja kolmas rõngas kadus ja ma ei tea, Maarjo, oli sul nabarõngas ka või? Ei olnud. Igal Jeesus muudab inimese ja see on meie privileeg. Ma palun ülistus lavale ja kogudus tõuseme. Teate, ka täna on päästepäev. Ma juba ütlesin. Tänagi on võimalik panna oma elu nimi oma elu raamatusse ja saada Jumala lapseks. Tänagi on, võib-olla sa ei mõista kõigest, millest räägitud on, aga me siin räägime Jeesuses Kristusest, kes on lunastanud sind, on sinu pattudes. Mida sa pead tegema, sa pead selle vastu võtma. Sul on võimalik käia koos Jumalaga mööda oma elu teid. Sul on võimalik tulla ja öelda talle, Jumal, anna mulle patud andeks, ma ei teadnud, mida ma tegin, ma ei teadnud, miks ma tegin, mind ei kasvatatud niimoodi. Aga Jeesus ütleb, et ma ei huvita, mis oli enne. Jeesus ütleb, ma armastan sind nüüd. Ma armastan sind praegu. Et ole kaval, ära tee saatane valedest välja, kui tema ütleb, et see ei ole piisavalt. Et kui sa ennast veel süüdistad vanadest asjadest, sest vana on möödas, vaata, Jumal teeb uut. Ja Jeesuse Kristuse nimel ma tõesti õnnistan teid ja palun, et te saaksite selle ilmutuse Jeesuse veres, mis on pesnud meid puhtaks kogu süüst. Mitte tšüt-tšüt, mitte natukene, vaid kogu süüst. Ja rõõmutsege ja juubeldage Jumalast. Tantsige talle. Sest see on see, mida tema väärt. Ja kui sa ei tunne Jeesus, siis ma teen praegu ühe palve, kus sa saad kutsuda teda oma ellu, oma päästjaks, oma Jumalaks, oma tervendajaks. Ja see on väga lihtne, kordage mu järgi. Kallis taevane Isa,
aitäh sulle, et sa armastad mind. Ma usun, et Jeesus Kristus suri ristipuu peal minu eest. Kallis issand, anna mulle patud andeks. Tule mu südamesse. Ela siin. Muuda mind. Ma tahan käia koos sinuga. Aamen. Kui sa oled teinud seda palve esimest korda, sul on võimalus tulla siia. Jagada, me anname sulle järgmised juhtnöörid. Kui sa oled taas teinud seda, anna meile ka märku. Kui sa ei taha märku anda, ära märku. Tee, mis tahad. Aga tea, et Jeesus armastab sind. Kui sul on mingisugune vaevus, probleem, terviserikke või veel midagi, millest sa tahad palvetada, tule ette, meil on ees palvetajad siin. Püha vaim on siin, ta tahab tervendada sind praegu ja nüüd. Mitte homme, nüüd. Sest tal on see võimalus, tal on see soov. Jeesuse Kristuse nimel. Amen.